See viha taga on väga tihti on hirm ja selle hirmu taga on omakorda teadmiste puudumine. Et ma arvan, et seal ongi väga palju selle teadlikkuse puudumist ja tihtilugu jääb minu meelest, vähemalt internetist jääb kõlamagi rohkem nende inimeste, ütleme siin, kui negatiivne foon lihtsalt jääb rohkem kõlama ja sellel on lihtsam liitlasi leida. Ja seetõttu see tekitab selle inimese jaoks nagu selle küsimuse, et kas päriselt, kas nüüd ongi halvasti, et mulle meeldivad samast soost inimesed ja nad ei suuda adekvaatselt tihti hinnata seetõttu, et mis arvavad nende klassikaaslased, kolleegid, sest neile tundub, et seda viha lihtsalt on nii palju. Ja ma soovitan inimestel tulla ikkagi meiega rääkima, sellepärast, et kui sa isegi gruppi ei sobitu, et siis on see, et me saame sulle luua võib-olla kontakti kellegagi, kellel on sama teekond. Et sa saaksid nagu rääkida temaga neid asju läbi, et mida sa tegelikult tunned, mida see teine inimene tundis, kuidas ta sai hakkama nende negatiivsete mõtetega enda sees või selle negatiivsete hoiakutega enda ümber. Et see tugigrupp on lihtsalt üks võimalus ja kindlasti just selle kontaktid loomine on see teine hästi oluline asi, mida võib-olla tihti ongi keeruline saada, et meile tuleb tõesti ka sellised meile, kus inimesed ütlevad, et ma tahaksin suhelda lihtsalt LGBT kogukonnaga, aga ma ei leia ühtegi sellist kohta, kust nagu saada neid suhteid. Need noored, kes minu juurde täna jõuavad ja mitte ka ainult noored, et seda on päris valus nagu vaadata, et kui nad tulevad minu juurde, nad istuvad diivanile ja nad lihtsalt nutavad, ütlevad, neil ei ole mitte kellelegi rääkida, kes nad nagu päriselt on ja et nad tunnevad, et nii palju on vihkamist ümber ja on inimesi, kes ütlevad, et ma ei ütlegi kunagi kellegile, ma ei hakka kunagi elama seda elu, mida ma tahan, sellepärast, et ühiskond ei ole piisavalt aksepteeriv ja seetõttu ma tahaks loota, et see areng nagu toimuks kiiremini, kui ta tegelikult ma arvan, et reaalselt toimuma hakkab. Teadlikkus ja haritus on see väärtus, mida tegelikult meie ühing üritab ka anda läbi erinevate koolituste ja läbi selle, et me tegelikult kutsume inimesi ka lihtsalt vestlema, näiteks ka spetsialisti noorsootöötajad lihtsalt vestlema mingitel teemadel. Et üks asi on, ütleme siis LGBT teema juures on see, et kas sa tead sellest või sa ei tea, aga ka keelekasutus on äärmiselt oluline, et sa kasutad õigeid mõisteid ja tead nende tähendusi tegelikult. Kui ma toon nagu välja selle, et esiteks sildistamine, et ei ole mõtet panna silti külge, kui inimene ise ei ütle, kuidas ta tahab, et tema poole pöördusteks. Kui ma toon välja näiteks transsoolisuse teema, siis kindlasti see, kui noor ütleb oma soo ja eelistatud nime, siis tuleks seda respekteerida ja vastavalt seda nime ja seda sugu siis kasutada. Need organisatsioonid, kes täna siin oli meie kaasa arvatud, saame lihtsalt pakkuda mingeid sisendeid läbi info andmise, läbi koolitamise, aga tegelikult muutus hakkab igaühe inimese enda sees ja ma arvan, et muutused hakkavad ka tihti seeläbi, kui sa tegelikult avad oma silmad ja vaatad, mis inimesed su ümber on, et me tihti arvame, et meie ümber ju selliseid inimesi ei ole ja see on see, mis paneb nagu inimesed elama sellisesse kasti ja need ei näe tegelikult, kes nad ümber on, kes on need inimesed päriselt nende ümber. Selline sallivuse teema kindlasti tõuseb, aga see on see, mida tuleb paratamatult teha nendel inimestel, kes nende noortega igapäevaselt kokku puutuvad, ehk siis õpetajad, noorsootöötajad ja loomulikult perekond ise. Ja ma arvan, et neid töötajaid, kelle jaoks mingid teemad ongi isiklikult liiga rasked, aga ma arvan, et esiteks paljusid asju on, mida me ei mõista. Me lihtsalt ei mõista, see ei puuduta ainult sellist sotsiaalset pinda. Ma ei mõista ka teatud kunstiliike, ma ei mõista mingeid muid asju. Et ma ei peagi kõike mõistma, aga ma pean arvestama sellega, et need inimesed on minu ümber paratamatult, oma töös ma puutun nendega kokku, paratamatult ma pean sellega tegelema. Lihtsalt tuleb leida see inimene, kellega sa saad seda teemat avada. Vähemalt nii palju avada, et sa saaksid aru, miks see teema on sinu jaoks nii negatiivne, et mis selle taga on, et kas seal on sul mingid kogemused või just kogemuste puudumine. Võimalusel, nagu ma ütlesin ka eelnevalt diskussioonis, et hea on leida see professionaal tegelikult, kes saab võib-olla samamoodi luua selle kontaktid nende inimestega, kes saavad sulle rääkida oma igapäevaelust, kuidas on ja mis on ja sa näed, et seda erinevust ei ole tegelikult nii palju, et kõik, kes osalesid paneeldiskussioonis, on täiesti avatud noortekeskustele, et tulema ja rääkima neid teemasid, mida täna tegelikult arutate, nii see LGBT teema, pagulaste teema, laste teema, et see koostööpinna loomine oli minu meelest hea.